Mitte kõiki ilusaid turismiobjekte ei peaks külastama, eriti kui sul on nõrk närv. On kohti maailmas, mis ei paista silma ainult oma ilu poolest, vaid kus vajad ka julgust. Sest mõned turismiobjektid on tõesti väga ohtlikud. Mõned asuvad kõrgete mägede otsas, teised aga otse kuristike serval või võimsate jugade lähedal. Tegelikult on paljud neist kohtadest ohutud, kui järgida reegleid ja töötajate juhiseid. Aga kus need asuvad ja kui ohtlikud need on, seda hakkamegi uurima. Number 15 Glacis platvorm Atlandi kohal, Portugal. Portugali Madeira saarel on vaateplatvorm, mis asub ühe Euroopa kõrgeima rannikukalju peal. See on Cabo Hirangi Skywalk, mis asub umbes 580 meetri kõrgusel merepinnast. Turistid ei külasta siin tavalist vaateplatvormi. Suur osa põrandast on läbipaistev klaas, nii et kui sa vaatad oma jalgade alla, näed otse Atlandi ookeani ja väikeseid talusid kalju all. Klaas on tugev ja platvormi ümber on piire, nii et külastajad ei kuku niisama lihtsalt alla. Tõeline väljakutse on sinu enda mõtetes, sest isegi kui tead, et seal on klaas, tundub ikkagi nagu seisaksid tühja õhu kohal. Cabo Hirangile pääseb autoga lihtsalt ligi, nii et enne kohale jõudmist pole pikka matka vaja teha. Aga paljud külastajad aeglustavad järsku sammu või haaravad käsipuu järele, kui nad astuvad põranda läbipaistvale osale. Tänu vaatele merele, paatidele ja allpool asuvatele väikestele põldudele on see üks Portugali populaarsemaid ja enim külastatud kohti. Number 14. Kiikkuristiku kohal Ecuador mägedes. Baños de Agua Aguasanta. Ecuadori lähedal asub Casa del Arbol. See on väike puumaja, mis on ehitatud lähedal asuva seirejaama kõrvale, mille kõrval on kiik, mis on suunatud sügava oru poole. Kui sa kiigele istud, kiigud sa üle mäeserva välja, jalad rippumas järsu nõlva kohal. Kui ilm on selge, näed kauguses ka Tungurahua vulkaani, mis on üks Ecuadori aktiivsetest vulkaanidest. Kõrguse, pilvede ja vaate tõttu tundub nagu kiigelistuja hõljuks õhus. Kiik sai kuulsaks siis, kui internetis hakkasid levima pildid turistidest, kes kiiguvad kuristiku kohal. Varem oli selle ülesehitus lihtne, puidust iste, mis oli kinnitatud 2 pika köiega ja peaaegu üldse polnud turvavarustust. Kuna külastajaid tuli järjest rohkem, korrastati kohta ja lisati turvameetmeid. Nüüd on olemas turvavöö, koha peal on töötajad, kes jälgivad ning ümbruses on veel kiikesid, vaateplatvorm ja muid atraktsioone. See on nüüd turvalisem kui varem, kuid ärevus ei kao kuhugi. Kui oled kiige kõige kaugemas otsas, näed oma jalgade all ainult mägesid, pilvi ja sügavat orgu. Number 13. Astu tühjusesse, Prantsusmaa. Aiguille-du-Midi mäel Prantsuse Alpides on läbipaistev klaasist kast, mis ulatub välja kõrge mäejaama küljest. See atraktsioon pannab nime Astu tühjusesse. See asub 3842 meetri kõrgusel merepinnast. Klaasist kastis on põrand ja 3 seina läbipaistvad. Kui sa sisse astud, tundub nagu seisaksid õhus, samal ajal kui sinu all on järsk lumine mägi. Selle juurde jõudmiseks ei ole vaja tehnilist ronimist. Chamonix linnast viib kiire köisraudtee otse Aiguille-du-Midile, aga kiire tõus võib samuti probleemiks saada. Kuna õhk on sellisel kõrgusel õhuke, kogevad mõned külastajad peapööritust, peavalu, iiveldust või hingamisraskusi. Seetõttu ei ole hea kiirustada, kui jõuate mäejaama. Keha peab kõigepealt harjuma kõrgusega, enne kui minna kõrgemale vaateplatvormile. Enne kui külastajad klaasboksi sisenevad, pannakse neile jalga pehmed sussid, et klaasi mitte kriimustada. Ainult piiratud arv inimesi saab korraga sisse minna. Selge ilmaga näeb siit liustikke ja Alpi kõrgeid tippe. Kuid kogu vaade võib äkitselt kaduda, kui saabub paks pilv, tugev tuul või lumi. Klaas ise on valmistatud taluma ränki tingimusi, kuid tunne, et seisad läbipaistvas kastis peaaegu 4000 meetri kõrgusel, paneb paljud külastajad peatuma enne, kui nad üldse sisse astuvad. Number 12. Viimane kaablitõus Half Dome'il, Ameerika Ühendriigid. Yosemite rahvuspargis Californias on graniidist mägi, mis näib keskelt pooleks lõigatud. See on Half Dome, üks tuntumaid looduslikke maamärke Ameerika Ühendriikides. Tippu jõudmine on pikk teekond. Sõltuvalt valitud marsruudist võib see olla 14 kuni 16 miili. Kogu tõus koos tagasi teega tähendab, et külastajad ronivad ka umbes 5000 jalga üles Yosemite orust. Nad läbivad kõigepealt juga,
metsad, kivise raja ja järsud trepid, enne kui jõuavad kõige ohtlikuma osani, half-dome'i kaabliteni. Viimasel tõusul on 2 paksu terastrossi paigaldatud järsule graniidist nõlvale. Need on üles tõstetud metallpostidega, samal ajal kui puidust lauad toimivad jalatoena. Tavalisi treppe ega pidevat käsipuud ei ole. Pead kasutama oma jõudu, et end üles tõmmata, samal ajal kui jalad takistavad kivil libisemist. Kui graniit on kuiv, on ronimine juba raske. Kui see on märg või jäätunud, muutub see väga libedaks. Rahvusparkide teenistuse andmetel on enamik suuri õnnetusi, mis kaablite lõigus registreeritud, juhtunud siis, kui kivi on olnud märg või jäätunud. Ohtlik on ka äikesetorm. Tipp on avatud ja kõrge, seega pole äikese ajal ohutut varju. Kui kaablid on üleval, on vaja luba. Sissepääsejate arv on piiratud, et vähendada tunglemist, sest on raske liikuda, kui ronijad liiguvad üles ja alla samal ajal. See, et sul on luba, ei tähenda automaatselt, et ronimine on ohutu. Kui ilmaprognoos on halb, annavad pargiametnikud selgeid juhiseid. Parem on taanduda, kui tippu jõudmist peale suruda. Number 11. Angels Landingi Knife Edge'i rada, Ameerika Ühendriigid. Utah osariigis asuvas Zioni rahvuspargis on rada, mis viib üles kitsale kalju moodustisele, mida ümbritsevad kõrged kanjonid. Angels Landingu kogupikkus on umbes 5,4 miili edasi-tagasi. Matkajad tõusevad peaaegu 1500 jalga, enne kui nad tippu jõuavad. Esimeses osas läbivad nad pika ja lookleva raja, mida nimetatakse Walters Wigglesiks. Pärast seda jõuavad nad Scout Lookouti juurde, kus need, kes ei soovi kõige ohtlikumat osa jätkata, võivad peatuda. Scout Lookoutist algab viimane poole miili pikkune lõik, kus on metallist ketid. Matkajad liiguvad mööda kitsast harja, mis meenutab mäe selgroogu. Mõnes kohas on tee vaid umbes 1 meetri laiune ja mõlemal pool on sügavad kuristikud. Keha külge ei kinnitata mingit rakmeid. Ketid on vaid käepidemeteks, mis aitavad tasakaalu hoida, kui ronitakse järsul ja siledal kaljul. Kui inimesi on palju, muutub see veelgi raskemaks. Ronijad ja laskujad peavad kitsastes kohtades üksteist ootama. Kui keegi äkitselt hirmu tõttu peatub, jäävad kõik tema taga seisma. Nüüd on vaja luba, et pääseda kettidega lõigule. See süsteem kehtestati 2022 aastal, et vähendada rahva hulka ja ohtu kitsal rajal, kuid rahvusparkide teenistus annab selge hoiatuse. Matkaluba ei muuda matka ohutuks. Enamik Angels Landingi surmaga lõppenud õnnetusi alates 1930 aastast on juhtunud just viimases ketiosaga lõigus. 2026 aasta aprillis suri veel üks matkaline, kui ta kukkus alla kettidega lõigult. See tõestab, et isegi kui külastajate arv on kontrolli all, on oht endiselt reaalne, kui kaotad tasakaalu või astud valesti. Tippu jõudes avaneb suurepärane vaade. Sealt avaneb vaade kogu Zion kanjonile ja selle kõrgetele punastele seintele. Aga enne kui sa seda näed, pead ületama kitsa kaljuserva, hoides kinni ainult kettidest. Number 10. 516 meetri pikkune ripsild Portugal. Põhja-Portugali Aroca geopargis on ripsild, mis ripub Paiva kuristiku kohal. Selle nimi 516 Aroca tulenebki silla pikkusest. 516 meetrit ühest otsast teise. See on umbes 175 meetri kõrgusel Paiva jõe kohal. Põrand on metallrestist, nii et ületades näed selgelt vett, puid ja teravaid kive allpool. 2 suurt terastrossi toetavad peamiselt silda. Mõlemal pool on ka kõrged piirded. Kuna see on väga pikk, on normaalne tunda kerget põranda liikumist, kui on tuul või kui külastajad kõnnivad korraga. See ei ole koht, kuhu saab ootamatult ilma plaanita minna. Kõigepealt tuleb osta pilet internetist ja minna määratud ajal. Ületamine toimub ainult giidiga. Seega on kohal töötajad, kes annavad juhiseid ja kontrollivad silla peal olevate inimeste arvu. Atraktsioon võidakse ka sulgeda, kui ilm pole ohutu. Kuna sild on avatud tuulele ja vihmale, on ilmastikutingimused väga olulised, isegi kui see on tugevalt ehitatud. Kõndimine ei ole raske, sest põrand on peaaegu tasane. Tõeline katsumus on pikast metallist rajast üleminemine, samal ajal, kui näed oma jalgade all väga sügavat jõge. Number 9. Kaljuäärne klaashotell Peru. Peru pühasorus on läbipaistvad toad, mis on kinnitatud otse kõrge kalju külge. See ainulaadne hotell on Sky Lodge Adventure Suites, mida haldab seiklusettevõte Natura Vive. Kapslid asuvad umbes 1200 jala kõrgusel orust.
Need on valmistatud vastupidavast alumiiniumist ja läbipaistvast polükarbonaadist. Seetõttu on peaaegu igal toaosal selge vaade väljapoole. Isegi kui sa voodis lamad, näed mägesid, taevast ja kaugel all olevat maad. Öösel näed tähti, samal ajal kui tuba ripub kalju keskel. Aga siia ei saa lihtsalt lifti või tavalise trepiga. Külastajad peavad ronima mööda Via Ferratat, mis on marsruut, kus on metallist astmed, redel ja kaabel, mis on kalju külge kinnitatud. Neil on peas kiiver ja täiskehaga rakmed, mis on alati turvakõie külge kinnitatud. On olemas ka alternatiivne marsruut, mis kasutab matkarada ja sellele järgneb trosslaskumine. Neile, kes ei soovi ronida järsust metallredelist üles. Iga kapsli sees on voodi, söögiala, valgustus, ventilatsioon, privaatsust pakkuv kardin ja oma väike vannituba. Kogemuse hulka kuuluvad ka õhtusöök ja hommikusöök, mida giidid valmistavad. See on korralikult ja turvaliselt ehitatud seiklusturismi jaoks. Aga ikkagi on raske normaalselt magada, kui tead, et sinu läbipaistev tuba on lihtsalt imitatud väga kõrge kalju küljele. Number 8. Bassein Victoria Jua Serval, Zambia. Victoria Jua tipus Aafrikas on looduslik kivibassein, mis asub peaaegu otse selle hiiglasliku joa serval. Seda tuntakse kui kuradi basseini ja see asub Zambezi jões, Livingstoni saare lähedal Zambia poolel. Kui sa lamad selle serval, näed vett pidevalt üle kaljuserva kukkumas rohkem kui 300 jala sügavusele. Boskede müra on samuti vali ja peaaegu ei kuule vestlust, kui oled servale lähedal. Serval ei ole mingit piiret ega kunstlikku tõket, mis vett takistaks. Ainult üks looduslik kivist sein basseini all hoiab ujujaid ära, et nad otse kaljult alla ei läheks. Kuid sinna ei saa igal ajal minna. Tavaliselt avatakse see ainult augusti keskpaigast kuni detsembri lõpuni, kui Zambezi jõe veetase on madal. Kui on vihmaperiood ja vool on tugev, looduslik tõke jääb vee alla ning ujumine muutub väga ohtlikuks. Samuti ei ole lubatud sinna minna ilma giidita. Ainult väikesed grupid viiakse Livingstoni saarelt. Väljaõppinud giidid kontrollivad kõigepealt voolu tugevust ja veeolusid, enne kui nad lubavad külastajatel servale läheneda. Nad õpetavad ka, kus ujuda, kust kinni hoida ja kui lähedale võib minna. Külastamine on kontrollitud ja ohutusreegleid järgitakse rangelt. Aga kui oled juba serval ja näed, kuidas tohutu veemass kukub vaid mõne tolli kaugusel sinu kehast, on raske mitte muretseda. Number 7. Hands-free walk. Toronto kohal, ole ettevaatlik. 7. Hands-free walk Toronto kohal. Toronto, CN Toweri välisküljel. Kanadas on kitsas platvorm, mis ümbritseb hoonet ja millel pole servas piiret. Seda nimetatakse edge walkiks. See asub 1168 jala ehk 116 korruse kõrgusel maapinnast. Platvorm on vaid 5 jalga lai. Enne väljaminekut pannakse igale osalejale selga täiskehavaljas. See kinnitatakse tugeva turvasüsteemi külge üleval, nii et nad saavad vabalt oma käsi liigutada kõndimise ajal. Kaasa on ka väljaõppinud giid, kes annab ohutusjuhiseid ja juhendab gruppi. Ei ole lubatud kaasa võtta mobiiltelefoni, võtmeid, münte, prille ega muid esemeid, mis võivad alla kukkuda. Giidi ametlikku kaamerat kasutatakse fotode ja videote tegemiseks. Platvormil olles julgustatakse osalejaid julgelt püsti seisma. Seisa serval, vaata otse alla ja nõjatu väljapoole, samal ajal kui rakmed sind hoiavad. Sealt avaneb vaade hooletele, teedele, autodele ja Ontario järvele. Kuna sinu ees pole seina, tunned ka tuult ja torni suurt kõrgust. Edgewalki ei tehta, kui on äike, ohtlikud tuuled või ekstreemsed ilmastikuolud. Rakmeid ja turvavarustust kontrollitakse regulaarselt. Nii et kuigi see võib tunduda hirmutav, on sellel väga range turvasüsteem. Paljudele osalejatele on kõige raskem osa mitte kõndimine ise, vaid esimene samm välja. Kui nad mõistavad, et on juba hoonest väljas rohkem kui 1000 jala kõrgusel Toronto kohal. Number 6. Trolltunga, Norra kaljupilvede kohal. Lääne-Norra kõrgel mäel on suur kivi, mis ulatub kaljuservast välja nagu keel. Seda kutsutakse trolltungaks, mis tähendab trollgi keelt. See asub üle 1100 meetri kõrgusel merepinnast. Kiviservalt avaneb vaade Ringedalsvatneti järvele ja ümbritsevatele laialdastele mägedele. Kivil endal ei ole ühtegi piiret ega turvabarjääri.
seetõttu peavad turistid, kes tahavad Kiviserval pilti teha, olema igal sammul väga ettevaatlikud. Aga enne kui sinna jõuad, pead läbima pika ja raske teekonna. Sõltuvalt sellest, millisest parklast alustad, võib edasi-tagasi matk olla 20–27 kilomeetrit pikk. Tavaliselt läbitakse see 7–12 tunni jooksul. Matkajad liiguvad läbi järsu, kivise ja avatud mägimaastiku. Ilm võib kiiresti muutuda. Isegi kui alguses on päikesepaisteline, võib ootamatult sadama hakata, külmaks minna või tekkida tihe udu. Seetõttu on vaja korralikke matkajalatsid, veekindlat jopet, sooja riideid, toitu ja piisavalt vett. Ainult juunist septembrini on piisava kogemusega inimestel lubatud ilma giidita matkata. Külmemal ja lumisemal ajal on vajalik giidiga ekskursioon. Siin toimub igal aastal päästeoperatsioone, sest turistid jäävad hiljaks, väsivad, saavad vigastada või ei ole ootamatuks ilmamuutuseks valmis. Seega Troll 2 juures ei ole ainsaks tõeliseks ohuks kuristik. Suuremaks katsumuseks on pikk matk ja muutlik ilm, enne kui jõuad kuulsa kivini. Number 5. Kiragpolten Rändrahn Liise-Liisefjordi kohal. Liise-Liisefjordi kohal Norras on suur kivi, mis on kinni jäänud 2 mäeseina vahele. See on Kiragpolten. Seda ei hoia kinni ei tsement, teras ega kaabel. See on loomulikult kivide vahele kinni jäänud pärast seda, kui liustikud selle iidsetel aegadel sinna jätsid. See koht asub allpool oleva fjordi kohal peaaegu 1000 meetri kõrgusel. Et saaks pilti teha, peab turist astuma kindlalt mäeosalt ümmargusele ja osaliselt libedale kivile. Puudub käsipuu, turvarakmed. See on joon otse Kiragpoltenil. Seetõttu seisavad mõned külastajad siin käed laiali, samal ajal kui teised istuvad või roomavad hirmust. Paljud otsustavad ka mitte astuda kivile. Nad saavad siiski näha kivi ja kaunist vaadet mäe turvalisemast osast. Tee siia pole samuti lihtne. Matk on umbes 11 kilomeetrit edasi-tagasi ja tavaliselt võtab see aega 6–10 tundi. See sõltub ilmast ja matkajate võimekusest. Siin on ka tõus, see on umbes 800 meetrit. On järske lõike, kus tuleb kinni hoida ja üles tõmmata end terasest kettide abil. Kui kivid on märjad, on ronimine ja laskumine libedam ja raskem. Kui jõuad Kiragpoltenini, on sul vaja teha vaid üks otsus. Kas jääd turvalisse kohta ja teed pilti kaugemalt või astud sellele kivile, mis ripub peaaegu 1 kilomeetri kõrguse kuristiku kohal. Number 4. Caminito del Rey. Hispaania kaljuservas kulgev jalutustee. Ühes kitsas kanjoonis Malagas, Hispaanias, on jalutustee, mis on kimmitatud otse järsu mäeseina külge. Caminito del Rey ehitati 20. sajandi alguses selleks, et töölised saaksid liikuda hüdroelektrijaamade juurde. Vana tee oli vaid betoonist, umbes 3 jalga lai ja rippus üle 300 jala kõrgusel jõe kohal. Aja jooksul jalutustee lagunes. Betooni tekkisid augud, rauad roostetasid ja mõned osad kukkusid täielikult kuristikku. Hoolimata äärmisest ohtlikkusest käisid seal ikka ronijad ja põnevuse otsijad. Pärast mitmeid surmaga lõppenud õnnetusi sulges valitsus selle 2001. aastal. Caminito del Rey avati taas 2015 aasta märtsis pärast täielikku renoveerimist. Katkise tee asemel paigaldati tugev puidust laudtee, terasest tugede ja käsipuuga. Külastajad peavad kandma ka kiivrit. Nüüd on siin ohutu kõndida, kui järgida reegleid, kuid see ei tähenda, et see enam hirmutav poleks. Mõnes kohas näed laudade vahelt allpool jõge ja suuri kive. Jalutustee on ka väga lähedal kanjoni seinale. Teisel pool on aga otse kuristik. Laudteed on kokku umbes 3 kilomeetrit, kuid kogu marsruut on pikem, kui arvestada ka radu, mis viivad kanjonisse ja sealt välja. Seega Caminito del Rey ei ole enam see lagunenud surmalõks, mille poolest ta kunagi kuulus oli. Kuid see jääb endiselt üheks kõige ekstreemsemaks kaljuserval kulgevaks jalutusteeks Euroopas. Number 3. Tiigripesa klooster, Bhutani taevatempel. Ühe väga kõrge kaljuserval Paro orus Bhutanis asub budistlik klooster, mis näib justkui oleks lihtsalt kalju külge kinnitatud. See on Paro Taktsang, tuntud ka kui Tiigripesa klooster. Legendi kohaselt saabus siia 8. sajandil budistlik õpetaja Guru Rinpoche. Väidetavalt saabus ta siia naistiigri seljas. Ta mediteeris ühes koopas kaljuserval, mistõttu sai sellest paigast püha koht Bhutani budistidele. Klooster, mida täna näeme, ehitati esmakordselt 1692.
aastal koopasuudme ümber. suur osa sellest põles maha 1998 aastal, kuid see ehitati hoolikalt uuesti üles. kompleks asub umbes 3120 meetri kõrgusel merepinnast ja on peaaegu 900 meetrit kõrgemal kui Paro-org. Ükski sõiduk ei jõua siia otse kohale. Seetõttu tuleb mitu tundi mööda järsku rada üles kõndida. Külastajad mööduvad Männimetsast, palvelippudest, palveratast ja vaatepunktist, kust esimest korda avaneb täielik vaade kloostrile teisel pool kuristikku. Viimases osas laskud sa pikka kivitreppi mööda alla, möödud joa lähedalt ja ronid siis uuesti üles sissepääsu juurde. See ei ole nii ohtlik kui kohad, kus puudub turvapiire. Tõeline katsumus siin on järsk tee, hõre õhk, väsimus ja muutlik mägede ilm. Siseruumides on keelatud pildistada pühasid alasid. Samuti oodatakse, et riietutakse korralikult ning austatakse munki ja palvetajaid. Enamikul rahvusvahelistest turistidest, kes Bhutanit külastavad, tuleb maksta ka säästva arengutasu. riik kasutab seda selleks, et aidata kaasa kultuuri, looduse ja turismi infrastruktuuri säilitamisele. Tiigripesa ei ole lihtsalt ilus kaljuserval asuv hoone. See on püha paik, kuhu jõudmiseks pead enne vaeva nägema. Ja iga sammuga ülespoole saad sa paremini aru, miks sellest on saanud kõige tähtsam Bhutani sümbol. Teiseks, James Bondi bensihüpe, Šveits. Lõuna-Šveitsi Versaska orus on tamm, mis sai kuulsaks filmi GoldenEye tõttu. Versaska tamm on 220 meetri kõrgune ehk umbes 720 jalga. See on üks Euroopa kõrgeimaid kommertslikke bensihüppeid. Filmi GoldenEye avastseenis aastal 1910 näeme James Bondi jooksmas üle tammi, enne kui ta pea ees alla hüppab. Tegelikult ei hüpanud Pierce Brosnan ise. Selle ohtliku triki tegi Briti kaskadöör Wayne Michaels päris Versaska tammil. Tänu sellele stseenile sai see koht kogu maailmas kuulsaks. Pärast filmi ilmumist alustati seal regulaarset kommertsbungee tegevust. Enne hüpet kaalutakse ja kontrollitakse osalejat. Talle pannakse tugev rakmed ja koolitatud hüppemeister kinnitab ta bensikõie külge. Platvormile jõudes näeb all tohutut kaarduvat tammi seina. Peale loendust pead sa end ettepoole viskama ja laskma gravitatsioonil end kaasa tõmmata. Mõne sekundi jooksul kukud, enne kui elastne köis sind tõmbab ja uuesti üles tõstab. Sellel on väga ranged ohutusprotseduurid. Aga ükski treening ei võta hirmu ära, kui seisad 220 meetri kõrguse tammiserval ja ootad käsku hüpata. Number 1. Planguti Huamäel, Hiinas. Hiina Shaanxi provintsis asub Huamägi, mis on üks riigi 5 pühast mäest. Selle lõunatipul on kitsas tee, mis on kinnitatud järsu kaljuserva külge. See on tuntud kui Changkong Plank Road või lihtsamalt Huamäe plangutee. Lõunatipp asub üle 2100 meetri kõrgusel merepinnast. Planguteeni jõudmiseks võib kõigepealt sõita kõisraudteega ja seejärel jätkata jalgsi. Ära roni mööda pikki ja järske mäetreppe. Kohaliku ajaloo järgi ehitasid esimese kaljuraja 13. sajandil taoistid, kes otsisid vaikset ja eraldatud kohta mediteerimiseks. Tänane rada koosneb kitsastest puitplankudest, rauast jalatoest ja mõnest kaljusse otse kaljuserva raiutud osast. On lõike, mis on peaaegu vaevu 1 jalalaba laiused. Enne rajale minekut peab külastaja kandma turvarakmeid. See kinnitatakse terastrossi külge, samal ajal kui käed hoiavad seina küljes olevast ketist kinni. Isegi turvavarustusega on iga samm närvesööv. Ühel pool on kõva graniitsein, teisel pool on avatud kuristik, kus pole ei piiret ega laia platvormi. Mõnikord tuleb ka vastutulijatest mööduda või oodata, sest tee on kitsas. See pole ka osa tavapärasest marsruudist, mida peab ületama, et ronimine lõpetada. See on vabatahtlik atraktsioon. Seega võivad need, kes kõrgust kardavad, selle vahele jätta. Aga neile, kes edasi lähevad, on see tõeline proovikivi. Pead usaldama rakmeid, hoidma ketist kõvasti kinni ja mitte laskma hirmul võimust võtta, kui kõnnid õhukesel puidust plangul püha mäeserval. See ei ole nimekirja kõige kõrgem ega kõige moodsam atraktsioon. Aga kõigist kohtadest, mida oleme näinud, võib Mount Hua lautee olla see, mida on kõige raskem vaadata ilma mõtlemata. Kas suudad teha selle esimese sammu?